Jah, aitäh. No ma tahaks öelda, et me ei osuta siin teenet ei Isamaale väikse tähega ega Isamaale suure tähega. Me oleme põhimõtteliselt sellel seisukohal, et agressorriigiga peab olema meil piir kinni. Põhimõtteliselt oleme sel seisukohal. Aga oleme ka põhimõtteliselt sel seisukohal, et meil peaksid kõik ülejäänud piirid olema kontrolli all. Me peame teadma, kes Eestisse tuleb, miks ta siia tuleb, mis asju ta siin ajab, kes ta on, mis ta taust on ja nii edasi. Vaat see on riigina käitumine. Aga kui me teenetest räägime, siis Isamaa võiks meile vastuteene osutada ja toetada meie väljumisettepanekut Istanbuli konventsioonist. Ja mitte ilkuda selle kallal, nagu Reinsalu siin on teinud, et see on tähelepanu püüdmise katse. Ei, see ei ole tähelepanu püüdmise katse. See on ka põhimõtteline seisukoht lõpetada ühe Pervo konventsiooni rakendamine Eestis, meie laste ajupesu, kogu see voolavate sugude jura ja kõik muu, mis on sinna sisse kirjutatud, see on põhimõtteline küsimus. Ma saan aru, et Isamaal põhimõtteid ei ole, aga meil on. Ja see ongi meie suur erinevus. Nii et kui siin Reinsalu keksleb jalalt jalale, nagu tal kombeks on, siis meie ei keksle jalalt jalale. Me anname silmade vahele ja kohe valusalt anname. Ja lõpetuseks ütlen ma muidugi seda, et meil on probleem ja see probleem ei lahene selle eelnõu vastuvõtmise või tagasilükkamisega, sest probleem on meil 5. kolonn ja kasvav slaavistumine, vene keele pealetung ja vene keele Eesti avalikust ruumist kõrvaldamine, sealhulgas valitsuse ja kõikvõimalike ministeeriumite ja ametite kodulehekülgedelt vene keele eemaldamine ei idane ega mädane Eesti Vabariigis ja millegipärast ka Isamaa on siin selles suhtes olnud läbi aegade, kui nad on olnud valitsuses, täiesti hambutu. Aitäh!